Tere taas ja head jalgpallihooaega! Andsin hiljuti lubaduse, et edaspidi kutsume oma videolugudesse ka neid Vabaerakonna liikmeid, kes pole varem meie saadetes osalenud või kes pole eriti sõna saanud. Täna palusin saatesse Vabaerakonna juhatuse liikme Jaanus Ojangu. Alustuseks küsiks, kas sa jalgpalli MM-i ka vaatad? No, see aasta ikka väga palju, ma ei mäletagi, et ma oleks nii palju jalgpalli MM-i vaadanud kui seekord. See on nii üllatuste rohke MM, et seda peab lihtsalt nägema. Oled Pärnust pärit, aga elad praegu Tallinnas, et kaua oled Pärnus elanud ja mis sind Tallinnasse tõi? Sündisin, kasvasin, lõpetasin keskkooli Pärnus ja siis tulin Tallinnasse kooli. No, võtsin siit naise ja ei saanudki enam tagasi. Ma tean, et sulle meeldib pildistamisega tegeleda, et kuidas sellega viimasel ajal on, et kas jagub selleks ka aega? Pildistamine ja videovärk on sellised jube aega nõudvad hobid, et ei ole nii palju aega. Selleks on ikka terve päev vaja võtta, et korralik pildiseeria teha või videojupp valmis saada. Sellist aega viimasel ajal on väga väheks jäänud, jäävad ainult üksikud telefoniklõpsud. Aga ma kindlasti soovin seda aega uuesti leida endale. Oled poliitikaga tegelenud juba alates 2003. aastast, et miks valisid just Vabaerakonna? Kõik muud erakonnad olid ju ennast ammendanud tolleks hetkeks ja see oli nagu uus hingamine ja selle liikumise üks algatajatest olin ka ise, nii et see oli loomulik, et ma sinna läksin. Me tõesti lootsime või mina lootsin tuua sellist rahvapoliitikat meie igapäevapoliitikasse, kus siis laiemate rahva hulkade arvamust kuulda võetakse. Aga samas nüüd ma pean tunnistama, et ma olen aru saanud, et poliitika on professionaalsem, kui ma siis nüüd 15 aastat tagasi arvasin, et tegelikult see peab olema tasakaalus, seal peab olema nii profipoliitikuid kui ka rahvapoliitikuid, ainult rahvapoliitikutega ka head poliitikat ei tee. Mis sulle tänases Eestis kõige rohkem muret valmistab? See, et me oleme unustanud inimese. Me püüame kõike kasumile orienteeruda, efektiivsusele orienteeruda ja sellega seoses inimeste väärtused ja selline tervishoid ja need on kõik nagu pisut paigast ära. Kui saaks, siis tuleks nagu ka inimestesse puht ka tasu poolest rohkem investeerida alates kooliõpetajatest, päästjatest, politseinikest, kes igapäevaselt meie elu turvavad. Nemad on nagu tõesti kannataja osas praegu kaasa arvatud siis nagu medtöötajad ja selline tõeliselt vajalik personal, kes ei saa ise oma palka kuidagi äritegevusega parandada. Oled TTÜ-s saanud elektrisüsteemide erialal ettevalmistuse, et kuidas sa praeguste teadmiste varal siis iseloomustaksid Eesti elektriturul toimuvat ja kommenteeriksid siis hoiatust, et elektrihinnad siis võivad kolmandiku võrra tõusta? See on pikem protsess, see paraku lähebki niimoodi, kui ei ole poliitikute poolt pikaajalist vaadet, tootmisvõimsused ajapiku vananemise tõttu ja ka keskkonnamaksude tõttu muudkui vähenevad ja meil tekib järjest rohkem defitsiidi olukordi energeetika maailmas. See on nii, nagu tänagi uudistes öeldi, et OPEC vähendas tootmist, et hinda tõsta. Aga meil elektrijaamad vähenevadki iseenesest ja tekib defitsiidi olukord ja jääbki hind tõusma. Me ei saa loota ainult, et turg tekitab meile uusi võimsusi, selleks peavad riigid ise panustama. Meie naabrid soomlased on üritanud siin uusi jaamu ehitada, aga see on tänase päeva keskkonnanõuetega nii keeruliseks läinud, et isegi Soome suurune riik ei saa praegu oma jaama ehitusega hakkama, nii et me kindlasti peaksime siin regioonis veel uusi elektrijaamu rajama, aga see mitme riigi koostöös ilmselt. Ma ei ütle, et need peaksid olema tuumajaamad, seda võiksin kuni rahvahääletuseni ajada ja uurida, et milline see jaama tüüp võiks olla, aga meil on suuri jaamu vaja. Muidu me hind läheb lähema 10 aasta jooksul mitmekordseks. Päikese ja tuulega on küll hea keskkonnasõbralik toota, aga sellega me hinda ei kontrolli. Lõpetuseks, kas kavatsed ka eelseisvatel Riigikogu valimistel osaleda? See on trikiga küsimus. Vastan ka trikiga, et mul on selline tunne, et seekordsetel valimistel on väga palju sellist energiat vaja ja
Ma ei ole päris kindel, kas need oleksid minule kolmandad valimised, et kas ma jaksan seda energiat välja anda. Aga ma ei ole veel püssi põõsasse visanud, õnneks on aega veel otsustada, et ma tahaks, et ma leian selle soovi taas kandideerida. Aitäh!